Brett, kutsusin sinu siia täna siis seda mängu kokku võtma. Teine järjestikune mäng, läheme lisaajale. Eelmine kord siis õnnestus meil see lisaaeg endasuks pöörata, seekord võttis siit võidu siis Tartu. Mis olid need võtmekohad, mis selle mängu lõppkokkuvõttes otsustasid? Ma ütleks kogemus, et viimased 2,5 minutit me olime 7 ees ja siis tegime mõned rumalad otsused, et ei suutnud 8 sekundiga palli üle tuua ja seal veel nipet-näpet, et kui me arvestame, et siin Kajupank on ka, et nüüd on 2 üle 30 aastast venda, aga järgmine vanuselt on juba Marek Ruut, kes eelmine aasta oli noor ja lootustandev inimene või mängija tähendab, et jah, et ma arvan, et see jäi praegu kogemuse taha, aga lõpuks pisiasjad loevad, aga ma mängijate üle selles mõttes on uhke, et see, millest me rääkisime, seda me tegime mingitel hetkedel võib-olla õnnest ja võib-olla mingid teised asjad veel väljaku peal ei õnnestunud kõigil, kes väljakul olid. Selge. Siin Jalen McCurry sai siis nii-öelda lõpetas oma mängu oluliselt varem 5 veaga siis, kui võib-olla ma oleks oodanud. Kas see omas mingit efekti seal lõpus ja päris lõpus veel Markus samuti, et kas selles lõppkokkuvõttes mängis mingit rolli ka äkki või ei? No eks ikka, et pigem niisuguseid tähtsamaid mänge mängime nagu lühikese rotatsiooniga. Ja jumal tähtsust meil Kajupank on, et kui Kaju ka ei oleks nagu me saanud, siis oleks väga keeruliseks läinud, aga üldiselt eks ta ikka nagu luges, ta ju rünnakul oli meil suur jõud ja täna oli kaitses ka täitsa enam-vähem, et jah, ikka luges, aga mis teha, elu on selline. No tundus siit kõrvalt vaadates küll ka, või oligi selgelt ka näha, et esimene poolaeg tegelikult oli meil väga ilusti kontrolli all ja teisele poolaajal tegelikult Tartu tuli vastu mingisuguse uue, ma ei teagi, energiaga ja panid selle kaitse ikka nagu nii lukku, kui vähegi said, et kuidas endal siit kõrvalt vaadates tundus, et kas me jäime selle kaitse nii-öelda survega kuidagi hätta äkki või? Jaa, nad muutsid kaitset ja meil läks vähe aega, et sellega harjuda. Ja siis natuke palli jäi seisma, et kui me jälle haksime seda palli natuke rohkem liigutama, ei sattunud nii-öelda paanikasse, siis jälle tulid nagu normaalsed lahendused, et ma arvan, et niisugune hea jälle õppimiskoht, aga kahju, et see võit nagu käest rääks. Selge see. Lõpetuseks meil taaskord pean oma sõnu kordamata ja Ilhe oluliselt kuidagi kergemaks, et Kalev Cramo, sinu head ja vanad tuttavad, on tulemas meile laupäeval siis kodusaali, et mis mõtted selle eel on, saan aru, et praegu natukene meeleolud võib-olla kõige rõõmsamad, aga mis tundeid tekitab siis eelseisev mäng Cramoga? No eks Cramo on ju väga hästi mänginud, et nii eurosarjas kui siin Eesti liigas, et no eks me midagi peame kavaldama, et meil on paar päeva aega ja eks me Gustasega hakkame mõtlema, aga ütleme nii, et mul mingid mõtted juba peas on, et nii-öelda peame võib-olla natuke provotseerima ja natuke teistmoodi mängima kui tavaliselt, et las vaatavad ja mõtlevad, mis ma siis välja mõtlen, aga ega ei üldiselt mõtlen, et Cramo on Cramo, meie läheme pingevabalt peale ja anname endast parima ja loodame kodupublikule anda võimalikult hea etenduse. Selge, suur tänu sulle, Brett, ja mis siis ikka, liigume kodu poole.